Eestis tehisintellekti arendamisega tegelevad eksperdid hoiatavad, et AI ajastu lükkab meid kõiki senisest mugavustsoonist välja. Ma ennustan, et väga palju töökohti kaovad, väga palju töökohad kaovad järsku, see saab raputama ühiskonda. Et mõista meid ees ootava muutuse mastaapsust, toob Eestis tehisintellekti arengu eest seisev investor ja tarkvaraarenduse ettevõtet Horgate kaasasutaja Raido Pikkar näiteks tabava võrdluse. Me oleme ikkagi hetkel rääkimas perioodis, kui hobused asendati autodega. Kuidas alguses naeruvääristati esimese autode loojaid. Nad olid ka muidugi naljakad, arusaadavalt. Nad olid sama naljakad nagu tehisintellekt on ka praegu. Aga mingil hetkel olgi siis 5, 10, 15 aastat, kui esimesed autod läksid veidikene asjalikumaks, siis keegi ei naernud enam. Pikkar täheldab, et samamoodi nagu toona jäi ellu vaid üks muutustega kohaneda suutnud hobusevankreid müünud ettevõte, tuleb ka tänastel ettevõtetel ja töötajatel kiirelt tehisintellekti sadulasse hüpata. Sest võidujooks aina kiirema ja efektiivsema töö nimel käib kõikjal maailmas. Ja seal me hetkel julgen öelda, et me oleme maha jäämas. Kui ma läheksin tavalise, normaalse 40-50 aastase mehe või naisi juurde tänaval, siis ma arvan ikkagi 90% ütlevad, et mis see on hirmutav ja see hirm on vaja ühiskonnal vaikselt, rahulikult ära kaotada. Statistikaameti andmetel kasutavad Eestis tehisintellekti enim noored. Õppimiseks ja isiklikuks otstarbeks kasutab AI-d suisa 83% 16–24 aastastest noortest. Ajuteadlane Jaan Aru hoiatab, et tehisintellekt tuleb meile keerulisel ajal, mil suur osa noortest on niigi muudetud sotsiaalmeedia sõltlasteks. Me elame nagu väga lollil ajajoonel, sest nüüd meil on sotsiaalmeedia otsas on siis tehisaru. Me ei saanud hakkama hästi sotsiaalmeediaga, et miks me nüüd peaksime tehisaruga paremini hakkama saama. Jaan Aru arvates on tehisaru isegi ohtlikum kui sotsiaalmeedia, sest see mõjutab vale kasutamise korral otseselt aju arengut. Sa oled õpilane, sa ei pea enam mõtlema, vaid võid tehisaruga ära teha. Sa ei pea enam kodutööd tegema, võid tehisaruga ära teha. Seega on väga suur oht, et ta tõesti pidurdab teatud tüüpi ajuprotsesse. Aga see on ju väga halb. Tehisaru võib muidugi kasutada ka mõistlikult, aga jah, kui me vaatame neid tänapäevaseid tehisarust, mis meil on siin ja praegu, siis see on halb. Kui sa oled 8. klassi õpilane, siis kus sa peaksid teadma, kuidas õigesti tehisaru kasutada? Ja kui ta hakkab kõike kogu aeg tehisaruga tegema, kõiki ülesandeid, alguses koolis, pärast tööl, siis tema mõtlemisoskus ja arutlusoskus jäävadki 8. klassi tasemele. Kui inimene on muidugi 45, ta on juba suhteliselt nutikas, siis ta ilmselt õpib seda tehisaruga õigesti kasutama ja tema mõtlemisele see nii suurt rolli ei oma. Ka Raido Pikkar leiab, et tehisintellekti peaksid kasutama tööealised inimesed, et saaksime ettevõtluses uusi tehnoloogiaid rakendada, mitte lapsed. Pikkar ütleb, et presidendi algatatud TI-hüpe ainult gümnaasiumites jääb väheseks. Aga see on poolik lahendus. Tiigrihüppe ei olnud sellepärast edukas, et lastele kuidagi tekkis juurdepääs internetile, vaid sellepärast, et keskealine, võib-olla ka vanem inimene sai kergesti juurdepääsu tehnoloogiale, internetile. Meil on ka vaja mõelda, kuidas riigiüleselt koolitada ära kõik tööealised isikud võimalikult kiiresti. Vähemalt kriitiline mass, 18-20% tööealistest isikutest. Üks maailma suurimaid ja mõjukamaid investeerimispanku Goldman Sachs järeldas juba oma 2023. aasta raportis, et Euroopa Liidus ja USAs kaob AI tõttu umbes 300 miljonit töökohta. Kõik töökohad, mis teevad korduvaid tööülesandeid, kõik töökohad, kus informatsioon on digitaalne ja mis ei vaja empaatiavõimet, seal on tehisintellekt järgmise 2-3 aasta jooksul kindlasti parem kui inimene. ChatGPT ise annab nimekirja ametitest, mis lähiajal kaovad. Esikohal on andmesisestajad, kassiirid, lihtsamad klienditeenindajad, raamatupidajad, tõlgid ja sekretärid. Mõnda aega suuremad ettevõtted neid hoiavad, et vältida liigset tähelepanu avalikkuse käest, et ei süüdistaks neid selle eest, et me ei ole inimlikud. Aga tegelikult peaks mõtlema, et pole ju inimlik teha või lasta inimesele teha tööd, mida saaks teha arvuti või tehisintellekt. Eesti riigil oleks praegu see aeg, kus hakata planeerima, mida me teeme.
sest kui praegu näiteks jääks 30% inimesi töötuks, siis see oleks väga suur probleem. Kui töötuks jääks need, kes praegu on 20-30 aastased, siis me teame ka, mis nende peamine tegevus oleks, eks. Et nad olekski lihtsalt siis terve päev telefoni taga, ekraanide taga, on ju. Ja siis me peame küsima riigina, et kas see on see, mida me nagu tahame, et inimesed lihtsalt eksisteerivad selleks, et toita ja kasutada neid algoritme, mis kuskilt mingid Ameerika suurkorporatsioonid on meieni toonud. Psühholoogi ja karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelma sõnul on ülioluline, et riik ehk poliitikud juba praegu mõtleks selle peale, kuidas inimesi varasemate töökohtade kadumisel uuel viisil rakendada. Maailmas on praegu võtmas maad selline teine epideemia, mis on üksindus ja mitte lihtsalt üksindus, vaid ka üksildus. Et ma ei ole ühendatud inimestega, keegi ei vaja mind. Ja see on kindlasti siis üks murekoht, sest et need inimesed ju ka ühel hetkel võivad kaotada üldse eluisu või igasuguse motivatsiooni asju teha. Seega see üks oht on ka, et me tegelikult nagu tehisaru tõttu nagu me kapseldume rohkem. Igaüks on oma kapslis. See tehisaru annab meile seal just seda infot, mida me tahame. Siis me suhtleme tehisaruga, kes peegeldavad meile täpselt vastu seda, mida meie mõtleme. Miks me peaks minema rääkima selle sõbraga või sugulasega, kes hakkab meiega vaidlema. Parem räägin see tehisaruga ja olen oma maailmas, eks. Et on väga ohtlik meie sellise ühtsuse hoidmise suhtes. Oktoobris kogunesid Eestis maailma tipptasemel teadlased ja tehnoloogiaettevõtete juhid PyConi konverentsile, et otsida lahendusi, kuidas panna tehisintellekt inimkonda kõige arukamalt teenima. Teadlased on välja töötamas ka tehisaru edasise arendamise nii-öelda 10 Moosese käsku. Konverentsi korraldaja Raido Pikkari sõnul oli ka võtmeküsimuseks, kuidas hoida inimesi aktiivselt tööturul ka AI ajastul. Pigem on hea mõelda niimoodi. Ära karda, et tehisintellekt võtab inimese töö ära. Pigem saab olema olukord see, et inimene, kes kasutab tehisintellekti, võtab su töö ära, kui sa tehisintellekti ei kasuta. Müügijuhtimise tarkvara arendav ettevõtte Pipedrive on edukalt üle läinud tehisintellekti kasutamisele. Kuid sealgi oli kõige keerulisem punkt ületada inimeste hirmud muutuse ees. Kas te näete seda hirmu oma töös, et töötajad kardavad AI-d, sest nad kardavad tööst ilma jääda? Ja ma kööginurgas olen inimesi kuulnud sellest rääkimas, mõned on käinud mu käest ka nagu küsimas. Ja eks me siis oleme nagu arutanud, et see, kuidas sa täna oma tööd teed, seda tõepoolest nagu võib-olla 6 kuu, võib-olla nagu 16 kuu pärast enam ei pruugi nagu olla. Et mis on nagu need järgmised oskused, mis tuleb omandada selleks, et sinu töö AI kontrollijana säiliks. Ja kui sa jääd nagu nurka nutma, siis sa jääd tööst ilma. Aga mis te soovitate näiteks noored, kes praegu hakkavad ülikooli minema või mida siis üldse õppida? Õppige kindlasti programmeerimist, saage sellest aru. Programmeerimine saab olema nagu inglise keele oskamine. Aga nüüd edasi, mida sa inglise keelega teed, mida sa programmeerimisega teed, seal juba on ampluaa laiem. Kui sa ei arenda oma inimlikke võimeid, oma empaatiavõimet, suhtlusoskust, siis suure tõenäosus suu töökoht on suurema löögi all. Igal juhul tulevikus saab olema palju suurem rõhk emotsionaalsel intelligentsusel töökohtadel ja kommunikatsioonivõimel. Tulevikutööde esikolmiku moodustavad arsti ja tervishoiutöötaja elukutse, õpetaja ja psühholoogi elukutse. Kas see näitab, et vaimseid probleeme tuleb ajaga aina juurde? Põhiline mure on teadmatus, et me ei suuda täna ette ennustada, et mis täpselt siis homme minu tööst saab. Et kas see tehisaru või tehisintellekt siis vahetab minu töö välja, kas ma saan hakkama, mis siis, kui ma ei õpi nii kiiresti, mis siis, kui ma ei saa aru, mis siis, kui mulle see ei meeldi, et kõik need küsimused ikkagi tõusetuvad iga inimese jaoks. Mida psühholoog neile siis vastab? AI ehk siis tehisaru ei tule mitte kunagi asendama inimest. Otsused peab ikkagi lõpuks tegema inimene ise. Oma hoolivuse pealt ja oma südametunnistuse ja oma nagu sellise loovuse ja inimliku tundlikkuse pealt. Et see ei muutu mitte kunagi.
ajuteadlane Jaan Aru leiab aga, et täna noorte seas masskasutusse läinud tehisintellekt, nagu näiteks ChatGPT, võib röövida neilt ka otsustusvõime. Sotsiaalmeedia justkui võtab ära su tähelepanu, aga tehisaru, kui sa seda üle kasutad, ta justkui võtab ära su vabaduse. Kui sa kogu aeg igaks otsuseks kasutad tehisaru, sa ei teagi enam, mida nagu teha, mida valida, et sul ei ole nagu endal võimekust nagu teha otsuseid ja ka oma elu juhtida. Aga see negatiivne stsenaarium on jah, et meil on lihtsalt palju rohkem neid lapsi, kes kui nad saavad iseseisvaks, et nad justkui saavad iseseisvaks, nad tegelikult nad ei ole iseseisvad, sest tegelikult nad ei saa hakkama ilma selleta, et neil see tehisaru kark on kogu aeg juures. See eelmine generatsioon peab lihtsalt endale tegema selle tehnoloogia ise nagu selgeks ja selle tehnoloogia nagu siis lastele lahti rääkima. Ma julgustan tehisintellekti seletama, lastele andma mõistma, nuusutada. Mälu järgi ka Bill Gates oli see, kes ütles, et tema oma lastele nutitelefoni ei anna, kas oli vanus 12 või 13, 14, midagi taolist ja ma arvan, et tehisintellektiga võiks olla meil üldiselt sama lähenemine. Aga mis vanuseni peaks siis hoidma näiteks ka seda tehisintellekti noortest lastest eemale? Siin sõltub sellest, et kuidas ta kätte anda, eks ilmselgelt ei tohiks anda nii, et näe, võta, lahenda, tee oma koduülesanded ära. No seda ei tohiks teha tegelikult on ju kooli lõpuni. Kui me tahame olla nutikas riik, siis tegelikult peaks olema nii, et iga laps, ta teab, et nende vahenditega kaasnevad probleemid, ta teab konkreetselt, mis on need ohud. Agur Jõgi sõnul ei õnnestu meil noori tehisarust eemal hoida. Kõigepealt nagu laps nagu sünnib, siis 15 aastat elab nagu mullis ja siis nagu sünnib justkui uuesti, et hakkab nagu kasutama seda kõike, mida maailmas kasutama peab. Et ma arvan, et see tehnoloogiat ei tule peale sundida, aga tehnoloogiat ei tohi ära keelata ka, kui lapsele huvi tekib. Jah, et me elame väga lollil ajajoonel. Aga ma ise alati mõtlen nii, et meil tegelikult on ka teine ajajoon. Tehisaru ei pea olema selline, et ta annab sulle meeldivaid vastuseid. Ta võiks olla mõeldudki selliseks, et ta toetab õppimist. Ja vahel, kui ma noortega räägin, siis ma ütlen ka, et teie kohta öeldakse, et te olete kadunud generatsioon. Aga mulle meeldib arvata, et te olete see generatsioon, kes ütleb, et ma ei taha, et algoritm minu elu kontrollib. Meil on vaja tegelikult ühiskonnas seda muutust, seda liikumist, et me ütlemegi, et ma tahan tehnoloogiat, mis on mõeldud selleks, et minu mõistust toetada, mitte et meid orjastada. Ja kui neid noori on piisavalt, siis meil on see teine tee veel praegu võimalik võtta.